Ma ei tea, ma ütlesin, et ma tahan reisida Mercadosse. Ja noh, ta läks otse edasi, vaata. Ta ei ole kuski läinud, seisab seal. Ja siis ma, noh, on väike... Ja sinna paremale. Vaataks tee peale üle. Oota, lähme siis ruttu üle. Tule siia. No, ühesõnaga me ei saa enam niimoodi turul käia nagu ennast. No sõltub, kust see buss tagasi läheb. Ühesõnaga selgituseks on see, et me ei ole see aasta bussiga käinud siin põllumajandusturul. Ja täna hommikul ma vaatasin üle, et mis numbrid siia tulevad. Ja mul jäi silma kaardi pealt, et nagu bussi nagu marsruut on muutunud. Ja no nüüd selgus ikka, et päris palju on muutunud. Ühesõnaga, siit on ikkagi kilt minna, mis minnes pole nagu vahet, on ja. Aga kui sa tahad osta, nagu meil oli plaanis kotitäis apelsiine, sidruneid ja igast muid asju veel, siis võib-olla nagu nõks juba muutub tüütuks. Pluss veel me ei tea, kus see buss nüüd tagasi läheb. Ja siit samast ei lähe ilmselt. Ühesõnaga, seiklusi igasse nädalavahetusse. Ma nüüd võtan kaardi välja ja vaatan täpselt, kuidas me peame minema, et siin turul jõuda. Siin on vaata see China, siit on iga meil lätta, kas maa minna veel vaata, siin on see Hiina Chinatown. Ei, no see tegelikult on siin samas. Ja siin veel nagu numbrid on kirjas. Numbrid on, jah. No siin on nüüd see turg. Aga ma ei kujuta, kas siit tagasi läheb, no vaevalt. Aga kohe. Sidruni peres. ¿Se come con cáscara o se exprime, no? Nii, Marrero, need olid head kartulid, jah. Aga noh, me just siin väiksed. Meil on praegu ka, et need organd on neil üks kallis kraam. 3,20 kilo või? Need ka, et need valmivad, need on paari nädala pärast hea süüa. Vaata, kui tihti me siia ikka tuleme, kui see bussiliiklus on. Meil on turul käidud ja siis me ootame siin turu ees, sest niimoodi joppas, et selgus, et meie sõbrad Mari ja Hart ka käisid just siin turult ja nüüd nad käisid kusagil mujal ja kohe tulevad siia tagasi ja viivad meid otse koju, mis on väga mugav, sest see tagasi logistika on ikkagist niimoodi, et tuleb põhimõtteliselt tuleb ikkagist kiirteed ületada, mitte kiirteed ületada, aga ebamugav on tagasi minna ja see on tüütu. Me peame edaspidi nendega sünkima selle turulkäigu. Me ei pea iga nädal käima, vaata, aga süngime, et siis autoga käia. Jah, mugavus loob meeleolu. Sul on nii ilus lõks ikka siin pea ees. Me peatus oli muidu siin sama. Jah, aga enam ei ole. No seal on, aga meie bussid ei peatu seal. Nii. 3 sorti kapsast. Nii, mis me nendega teeme? No, vaatad, eks siis näeb. Siis on mingid need vorstid. Seal on mingi vorstilett. Saksa vorstivabrik. Ja, noh, vaata, see on see. Ühesõnaga. Siin on vorst, see peekonit ja röstbeefi. Siis ema võtsid tonnid tomatis. Need on hästi head tomatid, need. Aga noh, ma tahad kõik nagu valmida, aga ma panengi siia kausti, siis nad saavad valmis ja nii. Need on siuksed, võib kohe varsti sööma hakata. Siin on veel üks. Siis me võtsin... Minu kotis on ka mingid asju. Läheb purki. Aga kilekotindus on meeletu, vaata. Jah. Ja sidruneid. Sidrunid ja need on, nad ei ole sidrunid. Need on sidruni ja clementiini sugu vahel. Nii, ja siis too apelsinid ka siia. Ja siis need. Need on põhiline. Väga hea. Kas sa tead, kui palju sul raha kulus? Ei tea. Aga mitte väga palju. Aga kas sa maksid ainult sularahas või? No mina läksin, priiskasin seda saksa värki. Ma arvan, mul läks mingi 15 kõige rohkem.
Need köögiviljad on 15 siis põhimõtteliselt. No need olid see, näiteks. Ei, kuule apelsid olid 10. Jah. Need olid 1,50, need olid vist 2. No see, need kõik olid mingi 1 ja 2 niimoodi vaata. Et ei, no see ei olnud väga kallis. Väga rikkalik. No vot, see rikkalik. Maitseme siis seda. Mugav. Näeb parem välja kui maitsam. Rühmaga. Nüüd me oleme teel Costa del Silencio vabatahtlike iga-aastasele vastuvõtule. Meie vabatahtlikena ei osale, aga meie paneme igal aastal ostab sealt kalendri ja anname oma rahalise panuse. Costa del Silencio täna võib välja näha nagu iga teine kuurortlinn, aga tegelikult ta seda ei ole. Costa Silencio loodi kuurorti linnakuna ühe Belgia mehe poolt 60-ndatel. Tegelikult oligi ta kõige esimene kuurort siin Lõuna-Tenerifel. Ja seni toimis see kõik väga hästi, kui see Belgia mees elus oli ja selle eest hoolt kandis, aga kui ta ära suri ja selle edasi pärandas, siis hakkas asi alla minema. Ja see allakäik jõudis selleni, et kui meie siin 4 aastat tagasi esimest korda käisime, siis meil tundus kõik väga imelik, sest see nägi välja justkui üks õudselt maha jäetud ja räämas koht. Teed olid korrast ära, pargid olid räämas, palju grafiitit, prügi, selline väga kummaline, et kena koht, aga hästi räämas. Ja tänaseks me oleme aru saanud, et see on seetõttu, et see kogu linnak, mis täna majutab 7000 elanikku, on enamik kõik eraomandis, mis tähendab seda, et omavalitsus ei saa, ei taha, ei teagi miks, ei käi seal pakkumas tavalisi teenuseid nagu tänavakoristus, pargihaljastus ja nii edasi. Ja selle kõik on enda kanda nüüd võtnud aastast 2022 algus need samad vabatahtlikud, kes siin taustal pidu peavad. Ja selle 4 aastaga on Costa del Silencio täielikult muutunud. Ta on õide puhanud, ta on ilus ja korras, palju rohkem inimesed käib ringi ja kõik on väga hästi. Ja seda tänu sellele, et on üks kamp, 20 inimese suurune kamp umbes, kes iga nädal, 2 korda nädalas erinevates piirkondades siin Costa Silencios lihtsalt koristavad ja teevad neid asju, mida tavaliselt teeks üks omavalitsus, kui see kuuluks kõik neile. No, proovime randa minna. On tuuline küll natuke, aga Sherpa on tööl. Teeb transveeri randa. Midagi on halvasti. Kuule, ma võtan selle enda kätte kohe. Tahtsin sinult küsida, et mis sa mu uuest võistlussoengust arvad? On parem. Ta pole ka paha. Ma ei kujuta ette, mis see 2 kuu pärast välja näeb. Saame patsid teha võib-olla. Sinu unistus mulle patse teha, ja. Ta nimi on? Kalmaar. Sul on küll seda paprikapulbrit nagu ikka mõnuga pandud. See on hea, jah. This week I wanted to share a news item from cybersecurity that I think defines to 2026. So for months now, or years, companies have been doing phishing campaigns and stayed there. Sellist asja pole ka enne nähtud, et meie toapõrand ei ole ka nii puhas, kui siin on ehitusplats. Praegu pole näha, aga tavaliselt seisab siin siis nagu harjaga mees. Nad tõstavad kopaga siit asju välja, seda pinnast. No ühesõnaga, nad teevad mingit trassi siia. Aga vaadake, kui puhas. Vaat nii. Jäime napilt bussist maha, nüüd peame ootama. See buss ei ole meie buss. Vaata seda ilu. Vau. Milline ilu.
ja Kuldsele miilile on uus Starbucks siginen sel aastal. Ja väga suurejooneline see no mis siin oli enne ka, aga minu meelest on nüüd suurejoonelisemaks tehtud, nii et noh, igal juhul me tulime siis Ameerikasse, miks? Miks või? Sest siin on alati palju soojem, kui meil kodus ja ei ole tuult. Yeah. Reaalsus muidugi täna on vastupidi, et siin on väga tuuline. Et me läheme varsti koju. Võib-olla joome kohvi ära ja lähme tagasi oma koju, kus täna oli vähe tuult. Et noh, see plakk on, et me nagu ei... Oleks pidanud vaatama tuult, jah. Sest tuul on siit poolt täna. Jah, no igal juhul tulime, võtsime kohvi. Nii, me tulime nüüd, need on... Harkood. Ei ole. Miks nad siia selle tšillikastet peale on pannud? See ei öelda, et tšillit ei tohi. No jah. See ei ole tšilli. Ei ole. Mingi muu punane siin on vegetable gyoza. Mul on siis crispy loom ja see selline koht. Me oleme siin ennem ka käinud, mis selle koha nimi on? Kongsha. Jah. No ja tisu praegu. Kas tuleb teine veel? See on see sama või? Ei, see on see auto on seal veel. Me nüüd tõttame õue, sellepärast mingi action käib, politseiautod, signaalid, vilkurid, sireenid. Inimesed jooksevad, politsei tiirutab ringi. Ja see kõik on meie tänavas, sest me oleme peatänaval. Mis auto see on? Tulekahju või? Ühesõnaga, kahjuks ei toimunud üldse mitte midagi toredat ja põnevat, vaid maja põleb päris kõvasti. See kohvik on siin, vaata, see on okei, aga selle kõrvalmaja. No vot siin kuskil see tuleb. Järgmine, ma olin valesti tähendab, näe vot siin. No selge. Siin läks põlema see elektriasi. Ja see kõik põles neile suure hoolega. Ja siin olime hästi palju raha. Ei, vaat seda akent, see oli ju põle, et see ei ole mingi tossu ja tahmaga. No päris halb. Et all on ikka leekunud. Seda tossu on ikka nii palju.